kuulate veebi. Mario, see on ju Ameerika Ühendriikide valijate mure. See ei ole meie mure, sest Trump ei ole ju meile midagi lubanud. Meil ei ole tema asemel võtta kedagi teist, kes teeks tema asemel selle musta töö ära. Ja me ei saa olla nii valivad, et ütleme, et selleks, et keegi teeks ära selle, mis meil on vaja, ta peab olema täiuslik, ta peab olema püha. Meil, tähendab, see on eluvõõras ja see ei toimi, selline ootus. Kui ilmneb, et asi on teisiti. Ja Donald Trumpiga nüüd ongi see pull asi, et kõikide Trumpi toetajatel ma küsiks, päris irooniline on mõelda, et sellel ajal, kui Trump kandideeris ja kõiki neid valimislubadusi pildus ja siis kõik Trumpi toetajad jagasid neid intervjuus ja rääkisid, vaadake, mida ta teeb, selle pärast tulebki, kuidas ta küll aru ei saa, ta lubab, ta teeb. Aga nüüd ta teeb risti vastupidist ja ikka ta on hea. Aga see kollektiiv, kes peale tuleb, kes hommikust õhtuni seda sotsiaalmeediat jälgib ja seda vägivaldset sisu seal ja sõjapropagandat. Nende jaoks on uus normaalsus elada sellises riigis, kus majandusmudel ongi sõja toetamine. Täpselt nagu George Orwellis ärkad hommikul üles, kell heliseb, paned raadio käima. Sa ei teagi enam, kellega me sõdime, kui kaua see kestab ja mis rindel täpselt toimub, aga ainus asi, mida sa tead, on, et tuleb tööle minna ja toetada seda sõda, sest et muidu juhtub midagi veel hullem. See ongi ideaalne majandusmudel. Minu hinnangul ongi see, et kui me vaatame seda asja Ameerika seisukohast, siis on üpris selge, et Ameerika valmistub selleks, et ainuvõim maailmas kaob ära ja tekivad tugevad blokid ja sellest tulenevalt ongi see, et kui selle bloki esinumber on Ameerika, teine number on Euroopa, aga probleem Eestil ongi selles, et meie oleme Euroopa jaoks sama, mis Euroopa on Ameerika jaoks, ehk siis koht, kust võeta ressurssi. Hussein tahtis, minu teada oli Hussein see diktaator, kes tahtis teha Euroopaga otse naftamüügilepingud, mis oleksid toimunud eurodes ja selle peale siis mindi Iraaki kallale ja võeti tema maha ja Gaddafi tahtis teha Pan-Afrika kullapõhise valuuta, mis oleks samamoodi dollarit nõrgestanud. Et jällegi see Iraan on lihtsalt 3. või 4. sõda täpselt samas mustris. Ja ma tuleks veel ühe jutupunkti juurde, mida siin varasemalt käsitleti seoses niinimetatud konservatiivsusega, et meil on mitmed leerid. Nii imelik, kui see ka ei tundu, siis ka kiriklikul tasandil on konservatiivid lõhki läinud ja üks tegelane, kes ka meil paari aasta eest veel saates käis enne, kui tekkis temal siis näiteks Mait Kalamusel konfliktit. Tema nüüd vieleb sellist vaenu Varro Vooglaiu Markus Järvi vastu, kes paari aasta eest kahtlesid pigem Mait Kalamuses, kui siis ütleme nendeks, kellega koos asju ajasid. Vaatajatele nii palju, et Mait Kalamus meie pundist pole kuhugi kadunud, et ta on ikkagi meil admini poole peal on olemas ja eesti.com toimib ka kõik.